selline hüperdiagnostika ja laste vanemad said väikse šoki. Nii. Poeg on mul Karl Kolts ja tema on nüüd niimoodi, et elu lahutas meid ära, kui ta oli 6-aastane. Nii et tema kolis lastega, me olime lahutatud emast, tema kolis lapsega Saksamaale, nii et poeg kasvas üles Saksamaal. Tal on nüüd 2 kodumaad, Eestimaa ja Saksamaa. Ma nägin, kuidas vaateplatvormi juures tekkisid äkki punased tuled, siis tekkisid lägid välja nagu laava mingid sellised ja siis nad läksid aina suuremaks ja siis nagu ilmus nagu mingi inimese korpus välja. Kõik tõestatav piltide peal. Ja neid ma ei saanud üles laadida internetti, tee mis tahad. Meile seni tundmatu mingi paranormaalsete nähtuste süsteem. Ei saanud, siiamaani pole saanud. Ja ei saagi. Siis selline. Siis äkki selline. Vahepeal midagi. Ma ei oska. Vaat siin jälle. Siin läheb lahti nüüd. Nad on järjestamata. Aga me tahtsime ainult üleslaadimisproovida tegelikult. Kui ma pildistasin, ega ma aru ei saanud, ega ma ei näinud. Monitoris mingi punane valgus, midagi nagu on ju. Kõik see tuli hiljem kodus vaadates ilmsiks. Ja see kõik klapib Anita jutuga ja näed, vaata, mis asi see on see inimene või? Näed, kiiver on ju peas. Äkki ongi inimene, aga no ei ole ju, Näed, kest on moodustanud, seest hõõgub. Näed, neil ei ole nägu. Tühi on. Nüüd paneb minema. Siia jääb selline objekt, mida ju ennem linnuvaatustornis ei olnud. Näed, nii kui lennuk jäeti siia. On ju? Me ju teame, et siin seda ei ole. Peale neid ei. Ja see klapib Anita jutuga, et ta tuuakse väikse sellega siia. So I know that is the landing place. Linnuvaatustorni. Ja ongi foto peal. Ja see on nii müstika, et ma ise ei usu. Saad aru, vaat isegi kui sa näed, sa ei usu. Ja ma olen ju neid pilte vaadanud 10 korda, ma ikka ei usu. See ei ole võimalik. Siis ma vajutan siia, et alle pilder hooglaaden, see tähendab laadi kõik pildid üles. Ja muidu see klapib iga folderiga, ükskõik millisega hästi kiiresti, see läpakas on suht uus, tal ei ole mingit jama peal või palju midagi, ta on ja jälle, ja! No, ongi läbi. Juba ei lähe edasi. No ei saa need pildid üles, tee mis tahad. Et seda, kas need pildid üles lähevad või mitte, seda ei otsusta mitte poissi arvuti. Ei ole lihtsalt ette nähtud. No imeilus. Jumalikud tuled läksid põlema. Nii ilusasti nad ei ole tükile ajani erednud säranud. Meid tervitatakse, jah. Vaata, ta annab nagu mingisuguse, valgusmuusika impulsi, eks ole. Aga võib-olla seda annab dekodeerida. See võib ka mingi sõnum olla, sest maine see asi ei ole. Kui see lugeda, ütleme, atmosfääri nähtuseks, siis atmosfääri nähtus ei saa korduda 40 korral ühel ja samal kujul. On ju. Rääkimata sellest, et praegu on meil ilmselgelt näha, et tegu ei ole ju laevaga, sest see seisab ühe koha peal. Kärmas kah vana loll, et 99% on tõestatud, et tegemist on ikka kaubalaevaga. Kõige tervislikku on mitte näha ja mitte kuulda. Käia tööl ja teenida või välja petta palju raha. Vaat siis oled nii-öelda tegija. See Norra patsient, ta ütleb, et see on Jumala ema laev. Ma mitte ainult ei arva, ma tean, mis asi see on. Aga sa pead järelduseni ise jõudma. Ma ei taha sind mõjutada. Kuigi sa näed midagi niisugust, mis sulle vist natukene hirmu nahka ajab.
the old angel said that I must live beside the church. But there was no place free because they don't sell anything here. Some friends I have said little. They say that I'm mad, really mad. But I'm not. Then suddenly they wanted to sell this school place to me. I want to be here, and God had told me to be here. This is my place, and I can feel the church. In 2012, they will settle down, and they hope that everything will go nicely. This Hedemista is the place where the leaders from all these people will stay, because here is the holy ground and all these people belongs to God. 2012. I'm sorry, I can't. I'm not allowed. See oli see õhtu, kui kassid lolliks läksid. Need kõik on teravlinnukesed ja kõik. Tuleb kaubalaev, mina maru õnnelik. Saabki ükskord kaubalaeva peale, et oleks võrdlus. Ja äkitselt hakkas kohe juhtuma. Vaata, see laev pani minema nüüd. Ja nüüd, näed, nüüd äkitselt hoopis teine suund. See, kus Anita ütleb, et inglilaev, näed, vaata, näed. Jäi õhupall mulle, mull, näed. Ja keset merd, selline asi. See on ju mootor, see on footonmootor. Näed, torud näha ja on mingisugune, mingi tünn, kust midagi välja tuleb. Mootor isoleeritud mere peal. Mis asi see on? Nemad valivad, mis nad meile näitavad, aga mootor on ikka selgelt näha. Meie ei imesta enam millegi peale. Näed, kõrkjetes, selline valgus. Ega mina seda ei näinud, seda monitoris ei näe. Teeme tühja foto. Tühjast kohast. Pildistad, pärast alles arvutis näed. Muidugi, pole välistatud, et need on ka kalatööstus omad, aga no vaata, siit on näha, valgus kaardub. Aga valgus ei saa ju kaarduda. Ja nad maskeeruvad just maiste objektide taustale, nii et kui nüüd vaadata seda ikooni ja seda rüüsi, mis siia tehtud on, need inglid on mu laps kunagi siia liiminud, siis vaata, analoogilised asjad on ju siin ka täiesti võrreldavad. Ja mind on nüüd hakanud hämmastama, kas siis keegi kunagi on midagi sellist oma silmaga näinud või kust kohas selline traditsioon teha sellist rüüsi tekkis. Pildil on kõik need ikooni elemendid ju olemas. Ja äkitselt ma hakkasin mõtlema, et huvitavalt, mis seal siis ikkagi, äkki kui ma digitaalselt töötan, mis nende tulede taga, mis ma merelt peale sain, mis nende taga on. Ja siis ma hakkasin kõige lihtsama programmiga pilti töötlema ja kuni tulid välja sellised asjad. Nüüd sa näed õudust. Kõik inimesed ei näe. Nii et inimesed on vaadanud tükk aega, ma olen näidanud seda väikest helinurka, kas sa näed ja ei näe ja osad inimesed näevad kohe.
iga digitaaltöötlusega tuleb nähtavale. See ei ole mitte juhuslik peegeldus või atmosfääri nähtus. Ta on kindlasti siin samas olemas. Mis UFOdest me räägime? See on midagi palju enamat. See on ime. Ja kui see ei ole Jumal, siis mis asi see siis on? Ja mis üldse inimese jaoks on Jumal? Meist kõrgem intellekt on Jumal. See on tervele uurimisinstituudile terve aasta töö. Tekkis selline tunne, et ma olen päris lähedalt väga suurtele saladustele ja arusaamisele meie olemusest ja universumist. Vähemalt see tunne tekkis kindlalt, et me ei ole siin üksi. Ival on lihtsalt huvi erinevate asjade vastu. Õnnetu on see, kes mitte millessegi ei usu. Ma kujutan ette, et see näeb veider välja, aga kui temaga natuke rohkem koos aega veeta, siis ei ole ta sugugi mitte nii hull. Issakene, ma ei tea, kuidas see töötab. Kust tal neid juhtmed siis on? Ivo, nii palju kui ma nüüd tean, on see ainult väike osa nendest piltidest ja videodest. Miks te ei taha neid kõiki avalikult näidata? On väga palju huvilisi, kes seda infi tahavad. Erinevas formaadis fotosid on mul kuskil 600 giga või. Ja ma mõtlesin teha internetilehekülg. Ja mõtlesin teha sissepääs näiteks Norrakale 100 eurot. Ja ongi pappi nagu muda. Paranormaalsed nähtused ja nii edasi ja kogu aeg täienev on ju, sest need ei lõppe. Meile tahetakse öelda, et me ei ole kõige targemad universumis. Et on olemas tunduvalt kõrgem intellekt ja et meie tööd ja tegemised on neile teada. Well, I'm gonna get through this world the best I can if I can. And I'm gonna get through this world and I think I can. Ime on sündinud. Kui keegi ennem imedesse ei uskunud, siis palun väga. Well, I'm gonna work in this world the best I can if I can. And I'm gonna work in this world. Bad people will disappear. And they don't come to God's sake. I'm gonna get through this world the best I can if I can. I'm gonna work in this world the best I can if I can. I'm gonna get through this world the best I can. Nojah, no need. Aga lolliks tehakse. No las teevad, mõtleks. Matsid jäävad matsideks, on ju. Lollid jäävad lollideks.